Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist on 23. oktoober 2025, neljapäev, kõige viimane päev siin täiskogu istungite kestel. Täna hakkan ma kohe varsti tagasi lendama juba kodumaale. Aga mis on toimunud nii siin Euroopas, siin parlamendis täiskogu istungite ajal, kuid samas mis on toimunud ka Eestis, alles hiljuti peale kohalikke valimisi, sellest siis katsume siin sotti saada umbes 10 minuti jooksul. Esiteks loomulikult ma tahan tänada kõiki valijaid, kes elavad Tallinna kesklinna piirkonnas ja valisid Eesti Keskerakonda või mind isiklikult. Tulemus oli Keskerakonnal tegelikult väga-väga hea. Me võitsime ju Tallinnas 37 mandaati 79-st. Ehk kui me vaatame erakonna arengut viimase aasta 1,5 jooksul, siis see on olnud muljetavaldav ja ka üleriigilises arvestuses, kui jätame valimisliidud välja, siis erakondades Keskerakond võitis 21%-ga. Väga kõva tulemuse tegi erakond ka Järva vallas, mis on siis nii-öelda, kus on ka minu endine kunagine koduvald, Albu vald. Peale omavalitsusreformi siis kunstlikult 7 valda klopsiti kokku, tehti üks hiigelvald. Omavalitsusreform on läbi kukkunud ja seda me oleme näinud ka Järva valla põhjal, aga Keskerakond võitis üle 30%-ga Järva vallas ehk tõenäoliselt jätkab vallavanemana Toomas Tammik, kes tegi ka väga hea kampaania Järva vallas. Nii et ka regionaalselt maapiirkondades on erakond saanud taas väga-väga tugevaks tegijaks, nagu üks kergelt konservatiivne rahvapartei olema peab. Aga kesklinnas oli ka meil väga tugev nimekiri ja ma olen väga tänulik ligi 1000 valijale, kes mind valisid. Alati on see nagu põnevus, ootus, ärevus, et milline see valimistulemus tuleb siis esmakordselt uue erakonna nime all, aga tulemus tuli väga viisakas. Nii et mul on hea meel, et väga palju valijaid ja toetajaid on tulnud kaasa, on saanud kindlustunnet ja veendumust, et Keskerakond ajab õiget asja, ajab Eesti rahvusriigi asja ja Eesti inimeste asja nii linnas kui maal. Seetõttu seda me näeme ka valimistulemustes ja seda me näeme ka erakonna arengus, mis on muljetavaldav olnud. Seetõttu me läheme kindlasti valimisi võitma ka 2027 Riigikogu valimistel juba umbes 14 kuu pärast. Aga samal ajal käivad loomulikult võimutantsud ja läbirääkimised. Ütleme, siin on võib-olla raske hakata seda pikalt kommenteerima, aga minu meelest ütleme, kõigil mõistlikel, neid mõistlikke erakondi on väga vähe tegelikult Eestis, aga nendel erakondadel, kes päriselt hoolivad Eesti tulevikust, Eesti inimeste toimetulekust, Eesti demograafilisest kriisist, Eesti julgeolekust, siis nende erakondade põhiline eesmärk peaks täna olema see, et kuidas saada ka kohalikul tasandil võimu juures minema Reformierakond. Sest Reformierakond on tänases olukorras totaalselt täielikult süüdi. Olgu selleks Euroopa suurim inflatsioon, hinnatõus, olgu selleks 100 aastas suurim demograafiline kriis, kus me lihtsalt sureme välja, et me võime ju riiki kaitsta, aga lõpuks on küsimus 50 aasta pärast, et kelle jaoks, kui meil pole lapsi. Reformierakond on selle eest küüniliselt kuritegelikult vastutav ja ka kohalikul tasandil tähendab võimulolek toiduahelat ja selle on üles ehitanud Reformierakond. Selleks, et Reformierakonda rappida ja tagada, et nad ei oleks uuesti võimu juures 2027, tuleb ka kohalikul tasandil täna teha poliitilisi otsuseid, et Reformierakond ei oleks võimul. Ei Tallinnas, ei Tartus, ei Pärnus või kuskil mujal. Aga mis lõpuks läbirääkimises saab, eks seda juba siin lähimad nädal-2 näitavad. Kuid Euroopa Parlamendis on olnud põnevad debatid. Näiteks eile hommikul oli siis suurim debatt, kus ka Ursula von der Leyen oli kohal, oli selle üle, et mida hakatakse arutama Euroopa Ülemkogul, mis on siis mõne päeva pärast toimumas. Euroopa Ülemkogu, nagu me kõik teame, on Euroopa valitsusjuhtide kokkusaamine, kus siis nii-öelda kõige kõrgemal tasemel arutatakse poliitilisi küsimusi. Ja neid teemasid, millest hakatakse rääkima, kas siis põgusalt või rohkem süvitsi, on muidugi seinast seina. Alates rohepööre, siis majanduslik areng Euroopa Liidus, samuti Gaza-Iisraeli olukord, sõda Ukrainas, Venemaa, Ameerika Ühendriigid ja nii edasi. Kuid kõige muidugi muljetavaldamalt naljakas väide von der Leyeni poolt ja samas ka siis nende sotside ja liberaalide poolt, kõnelejate poolt oli väide, et rohepööre saab käia käsikäes globaalse konkurentsivõimega. Ehk hoolimata sellest, et Euroopas, näiteks Saksamaal autotööstusest on pooled töökohad koondatud, hoolimata sellest, et suurimad majandussektorid, suurimad tootjad on osaliselt kolinud oma tootmise juba Põhja-Ameerikasse või Aasiasse, tänu just nimelt energeetikapoliitikale, siis konkurentsivõime käib käsikäes rohepöördega. Et kuidas pagan on see võimalik? See puht majanduslikult on täiesti 2 vastukäivat asja. Sa ei saa
teha rohepööret ja samal ajal tagada konkurentsivõimet võrreldes näiteks Hiina või Ameerika Ühendriikidega. See lihtsalt ei tööta ja neid tulemusi me näeme täna juba. Me näeme seda 3 korda kõrgemas energiahinnas, kui on keskmiselt Ameerika Ühendriikides. Muidugi me näeme seda ka Eestis. Eestis me näeme seda just nimelt otseselt selle tulemusel, et kuigi me suudaksime toota põlevkivist omale soodsat elektrit nii palju, kui me vajame, siis me ei tee seda, sest me lubame ellu viia rohepööret, sest muidu me toodame liiga palju CO2 ja vaesekesed kuskil seal mõned kalakesed äkki surevad kliimamuutuste tõttu. Kuigi pole üldse tõestatud, et see CO2 on kuidagi seotud kliimamuutustega või et kui mitu siis kraadi maa peal temperatuur väheneb, kui meie siin Eestis lõpetame põlevkivist elektri tootmise. Paneme selle kinni, hakkame elektrit importima, sõltume ka talvekuudel impordist läbi ühenduste Soomega ja siis mingi Vene laevuke ja ajab ühe kaabli lõhki ja siis meie külmetame veebruarikuus Eestis, aga vähemalt tunneme hästi, et teeme seda ilusat rohepööret. Et kui seniilne saab olla üks mõtteviis, et kui sa oled niivõrd kuritegelikult rumal omaenda rahva, omaenda ettevõtjate, omaenda riigi suhtes, ja see on üle Euroopa selline, see Euroopa Parlamendis on selliseid oigu palju neid inimesi, kes sellist ideoloogiat kannavad. Aga selle kohta ma pidasin ka kõne selles debatis, ma vist olin ainukene Eesti saadik, kes selles debatis sõna võttis või sõna sai. See kõne muidugi leita on YouTube'ist, sotsiaalmeediast, Facebook'ist, nii et kes on selle näinud, on tore, kes pole näinud, minge vaadake. Kui olete nõus sõnumiga, jagage edasi. Aga rohepööre on kuritegelik ja lõpuks see lendab suure plahvatusele muidugi vastu taevast. Küsimus see, et kui palju see meile maksma läheb ja kes selle kinni maksab ja kes vastutab. Sest et alati, kui on tehtud teadlikult halvad otsused, siis keegi peab ju lõpuks vastutama. Keegi peab kas kinni minema või kinni maksma kahjud. Aga mis siin Euroopas saab sellest, kes seda praegu veel teab? Siis on olnud palju hääletusi, hakatakse hääletama nüüd ka järgmise aasta Euroopa Liidu eelarve üle. Eile olid just hääletused, 2 tundi käisid meil hääletused, kus on sadu muudatusettepanekuid, kus erinevad poliitgrupid teevad oma muudatusettepanekuid, kes tahab rohkem raha pilduda abivajamisfondide kuskil Aafrikas, 3. maailma riikides, kes tahab rohkem rohepöördele, siis on muudatusettepanekud konservatiivide poolt, kes ütlevad, et me peaks hoopis eelarvet kärpima, me peaks lõpetama selle rohepöörde jura ja sellele miljardite eurode maksmise. Aga loomulikult lõplikult siis see eelarve võetakse vastu alles kuskil detsembris. Lisaks sellele praegu kohe varsti peale seda, kui ma selle siin ülevaate lõpetan, toimub siis selle täiskogu istungite kõige viimane debatt. Neljapäeva pärastlõunal kell 3 kohaliku järgi see hakkab. Selle üle, et miks ei ole siiamaani lõpetatud kellakeeramist Euroopas. Ja ma tean, et on ka sotsiaalmeedias on silma jäänud vahel mõned kommentaatorid, kes ka kritiseerivad põhjendatult, et kaua see jama kestab, sest nüüd kohe pühapäeval me peame taas kella keerama talveajale ja et millal see küll lõpeb. Ja juba 2018 Euroopa Parlament võttis vastu otsuse, et peaks kella keeramise lõpetama. Ja siis nüüd mõned Euroopa Parlamendi liikmed on saatnud Euroopa Komisjonile kirja, et algatada debatt ja siis nüüd Euroopa Komisjoni esindaja tuleb siis oma seisukohta siia ütlema Euroopa Parlamendi saali, et kuhu on sellega liigutud ja miks ei ole kellakeeramist lõpetatud. Tõenäoliselt seal saalis saab olema umbes 10 või 15 inimest, sest on neljapäev, enamus juba on koduteel, juba bussides, rongides ja lennukites. Seega see seal saalis on tõenäoliselt inimesed, keda see isiklikult väga puudutab, aga ma võin juba ette kujutada, mida Euroopa Komisjoni esindaja ütleb. Ta ütleb seda, et liikmesriigid pole jõudnud konsensusele, ühiskokkuleppele, kellakeeramist ei saa lõpetada ühiselt Euroopa Liidus ilma, et riigid on selles kokku leppinud, et millisesse ajavööndisse või millisesse ajavoogu siis jäetakse, kas siis on see suveperiood või on see talveperiood. Teatavasti Põhjala riigid, Skandinaavia riigid tahavad rohkem jääda talveajale, Lõuna-Euroopa riigid jällegi suveajale ja Saksamaa on seal kuskil keskel neutraalne, aga ühiskokkulepet ei ole. Mis tähendab seda, et lihtsalt ei ole ka olnud sellist poliitilist survet näiteks eesistujamaa Taani poolt või siis Euroopa suuremate riikide poolt, Saksamaa, Prantsusmaa poolt, et selles küsimuses jõuda siis kokkuleppele, et kumba aega jäädakse ja millal see kellakeeramine lõpetatakse. Seetõttu ei olegi vastust, millal see lõpetatakse. Kõik sõltub pigem sellest, et kas tekib mingisugune poliitiline soov ja tahe mõnel suuremal riigil seda asja hakata eest vedama ja seda survestama. Et siis ta alles teoreetiliselt saaks lõpetatud selle kellakeeramise. Vot, igastahes selline on olnud see täiskogu istungite nädal siin Strasbourgis. Järgmine on meil novembris. Ja Eestis loomulikult loodame, et tulevad head koalitsioonid kohalikes omavalitsustes ja samuti
uuesti lõpetuseks ma tänan kõiki valijaid, kõiki meie erakonna toetajaid ja saate kindlad olla, et me läheme Riigikogu valimisi võitma just nimelt selleks, et Eesti oleks taas jälle Eesti, kus inimestel oleks hea elada, kus lapsed sünniks ja me oleksime hoitud ja kaitstud. Olge terved ja tublid, kohtume taas juba Brüsselist, Euroopa Parlamendist, seniks aga tšutšufrei.